Head kuulajad ja vaatajad. Eelmisel nädalal oli lääne meedia küllastatud teadetega sellest, kuidas Euroopa Liit on suurendamas survet Belgiale, lubamaks Venemaa külmutatud riigi varade kasutamist Ukraina hüvanguks. Euroopa Komisjon on Berliini jõulisel toetusel seisukohal, et Belgia finantsasutuse Euroclear hallatavad 140 miljardit eurot tuleks suunata laenuks vormistatult Ukraina kaitsesse. Kuivõrd olen kõnealust teemat varasemates kommentaarides juba korduvalt käsitlenud, ei hakka ma siinkohal seda detailselt lahkama. Küll aga on kõnekas ainuüksi asjaolu, et hoolimata nii-öelda liitlaste ja Euroopa Komisjoni ennekuulmatust survest ei ole Belgia siiani skeemiga nõustunud. Kaaludes nõutavat positsioonivõttu ning sellega seotud õiguslikke ja majanduslikke riske, on Belgia peaminister Bart De Wever jäänud vankumatuks. Seda enam, et sundijate moraalne positsioon, see tähendab väidetav eesmärk aidata Ukraina võidule, on suuresti kahepalgeline ja mitmel puhul ka nahahoidlik. Jättes diplomaatiliselt konkreetsed riigid nimetamata, on De Wever korduvalt viidanud, et Vene varasid on külmutatud mujalgi, kuid Ukraina toetuseks kasutatakse siiani vaid nendelt teenitud intresse. Komisjon on püüdnud Belgia muresid hajutada, muuhulgas selgitades, et kui Venemaa hakkab kord maksma sõjalisi reparatsioone, siis kaetakse laen riiklike tingimuslike kohustustega. Ja kuigi üks kõrge ametnik arvas, et riskid Belgiale on tegelikult üsna piiratud ning keskpanga juht Christine Lagarde lisas, et riskid on hallatavad, mõjus selline mittesiduv ebamäärasus kõike muud kui julgustavalt. Seejuures on De Wever osutanud, et suveräänsete riikide varade kallale ei mindud isegi teise maailmasõja ajal, mistõttu oleks tegemist pretsedenditu sammuga. Olukorras, kus komisjon ei ole siiani suutnud pakkuda üheselt veenvat õiguslikku alust, millele kõnealuses ettevõtmises toetuda, ei saa sellist vastutust asetada vaid ühele riigile. Seetõttu nõuab Belgia solidaarsuslikku garantiid kõikidelt liiduriikidelt. Sõnum on lihtne. Kui liigume edasi, siis vaid koos. Samal ajal toonitas De Wever, et Belgia nõustub ka edaspidi loovutama Ukrainale Venemaa külmutatud riigi varalt kogunevad intressid, mida on umbes €1 miljard aastas. There's the idea of confiscating them to give them to Ukraine. I'm looking for the legal basis for this decision. This is not a detail. Even during the Second World War, immobilized assets were never touched. So this is a very important step if we would like to take it. We have 3 demands. I want a full mutualization of the risk, because there is a big risk. We will suffer from enormous claims. So if you want to do this, we will have to do this all together. We want guarantees if the money has to be paid back, that every member state will chip in. The consequences cannot only be for Belgium. And the third demand is that every country who has immobilized assets moves together with us, because we are the only ones. Euroclear is the only financial institution that offers the windfall profits to Ukraine. We know that there are vast amounts of Russian money in other countries who have always been silent about this. If we move, we must move all together. That's European solidarity. If these 3 demands, which are quite reasonable, I think, are met, then we could go forward. If not, I will do everything in my power at the European level, also at the national level, politically and legally, to stop this decision. Many countries... Kuigi De Weveri seisukoht pälvis mitmete teiste riigipeade terava kriitika, on tal ju ometi õigus. Ei ole see asi nii lihtne, et Euroclear on aastaid teeninud kena kasumit, aga nüüd soovib Belgia riske kogu Euroopa kaela määrida. Tõsiasi on ju see, et jutt käib plaanist, millel puudub reaalne toetuspunkt nii Belgia õiguses kui ka rahvusvahelises õiguses. Aga kui öeldakse, et liiduriikide kannatus hakkab Belgia osas otsa lõppema, sest pole enam lihtsaid mooduseid ja nüüd peavad kõik tegema kõik nende võimuses oleva, siis on selles oma tõetera. Aga võtmesõnaks on siin just nimelt kõik. Ehk oma osa peavad tegema tõepoolest kõik, mitte ainult Belgia. Sest nagu De Wever on korduvalt maininud, on Vene varasid külmutatud mujalgi. Näiteks on Vene Föderatsioon Prantsusmaale hoiustanud 19 miljardit eurot ja Luksemburgi 10 miljardit. G7 riikidest Jaapanisse üle 28 miljardi, Ühendkuningriiki 26,6 miljardit, Kanadasse üle 15 miljardi, USAsse 4,3 miljardit ja Šveitsi üle 6 miljardi euro. Ainuüksi meile teadaolevalt asub väljaspool Euroliitu seega üle 80 miljardi. Ehk siis taas ja taas näeme väljajoonistumas tuttavat mustrit, kus vähemad väljed lükatakse suuremate poolt ette, saatjaks julgustav õlale patsutus ja kahemõtteline muie.
Belgia suunal toimuv meenutab seejuures vägagi otseselt seda, kuidas niinimetatud väliseksperdid survestasid Riigikogu põhiseaduskomisjoni avalikul istungil Eestit olema esimene riik Euroopa Liidus, mis seadustab sanktsioneeritud Venemaa kodanike ja ettevõtete vara sundvõõrandamise ilma süüdimõistva kohtuotsuseta ja ka ilma meie põhiseadusega nõutava õiglase ja kohese hüvitiseta. Aga mis mind ikkagi tõsiselt häirib kogu selle olukorra juures on nüüd see, et me nagu järjest kuuleme, kuidas 3 nii-öelda eksperti järjest ütlevad ühte sama asja, utsitavad tead väike Eesti mingu ees karukoopasse ja siis pärast vaatame, et võib-olla siis teised tulevad ka järgi. Te ütlesite siin lõpus, et ma arvan, et teised riigid tulevad järgi. No Eesti huvide vaatepunktist see loomulikult ei ole piisav, et keegi arvab, et tullakse järgi. Meil oleks vaja mingid garantiisid, et sellist asja tõsiselt võtta. Ilmselge on ju see, et mõistlik meie vaatepunktist oleks see, kui Euroopa riigid või lääneriigid tegutseksid siin ühtselt, liiguksid koos. Pidevalt meile räägitakse Euroopa ühtsuse olulisusest ja nii edasi. Aga nüüd ühtäkki ei taha keegi rääkida Euroopa ühtsusest, vaid öeldakse, et väike Eesti, teie minge mõnuga ees sinna karukoopasse, ärge kartke. Ja sõltuvalt siis sellest, mis teiega juhtub, eks me siis vaatame, kas me tuleme järgi või mitte. Minu meelest ausalt öeldes on seda üsna nagu piinlik kuulata sellist asja. Belgiale avaldatav surve aga muudkui kasvab, sest Euroliidu ja Ukraina ametnike sõnul on kõnealused 140 miljardit eurot Kiievi jaoks Venemaa vastases võitluses üliolulised ning need aitaksid sõjas olevat riiki rahastada veel vähemalt 2 aastat. Ukraina kaitseminister Denis Šmihhali väitel tuleb 2026. aastaks koguda minimaalselt $120 miljardit. Kui kaitseminister tõdes, et Ukraina suudab ise katta sellest summast poole, siis see on paraku pooltõde. Sest kõnealunegi raha tuleb muude sektorite arvelt. Nende sektorite, mille ülalpidamise eest on vastutuse võtnud lääneriigid. Samaaegselt suurenes Ukraina välisvõlg teises kvartalis $190,6 miljardilt USA dollarilt $208,5 miljardini. Ja muidugi mõista, kasv jätkub kiires tempos. Vaadates Euroliidu liikmesriikide taasrelvastumiskavasid, võib jääda petlik mulje, et $200 miljardit polegi teab mis suur summa. Tegelikkus on aga midagi muud. Euroopa kunagi võimsate tuumikriikide majandused on jätkuvalt stagneerumas ja pärast seda, kui Euroopa Liit lõdvendas eelarvereegleid, isegi enam ei teeselda, nagu kavatsetaks kunagi tasakaal taastada. Kulud suurenevad pea kõikjal oluliselt kiiremini kui tulud ja laenulumepalli hoog näib peatamatu. Euroopa Kontrollikoja koostatud aastaaruande kohaselt on ka Euroopa Liidu võlg vaid paari aastaga kahekordistunud. Kontrollikoda märgib, et laenukoormus ning intressimaksed suurenevad tugevalt kasvanud intressimäärade tõttu kiiresti, jättes niiviisi vähem raha kriitilisi investeeringuid vajavatele valdkondadele. Aruande kohaselt maksab Euroopa Liit 2027. aastal ainuüksi laenuintressideks umbes 30 miljardit eurot, mis on 1,5 korda rohkem kui kogu Eesti riigi aastaeelarve. Kontrollikoja liikme Keit Pentus-Rosimannuse sõnul ongi üks kõnealuse aruande peamisi järeldusi üha süvenev võlgu elamine. Laenukoormuse kasvu peamine põhjus on koroonapandeemia tagajärgede leevendamiseks asutatud taasterahastu Next Generation EU ja selle negatiivne eeskuju mõjub mitmetele hirmutavalt. Kontrollikoda rõhutab, et Euroliit peab tulevikus laene võttes maandama intressiriske ning koostama selge kava, kuidas ja millal laen tagasi maksta. Uusi rahastusvajadusi tekib pidevalt juurde, näiteks kaitsekulutuste katteks, kuid samal ajal ei ole liidus endiselt kokku lepitud, kuidas hakatakse kasvanud laenukohustusi ja intressikulusid katma. Ehk siis laenu võetakse muudkui peale, jättes arutelud selle kohta, kuidas laen tagasi maksta kusagile ebamäärasesse tulevikku. Nagu on teiste seas hoiatanud Ungari peaminister Viktor Orban, on ühise võla kasvatamine üks tõhusamaid viise liikuda Euroopa Liidu föderaliseerumise poole. Pentus-Rosimannuse hinnangul on võimalusi uute kohustuste katmiseks lihtsustatult öeldes 3. Kärpida raha teistes valdkondades, kehtestada uusi liiduüleseid makse või suurendada liikmesriikide sissemakseid. Plaan peab olema paigas, sest kuhjuvaid probleeme lõpmatuseni edasi lükata ei ole võimalik. Ja ometi on need otsused siiani tegemata. Turgutamaks oma kaitsetööstussektorit on mõned riigid pannud ette, et Ukrainale eraldatavaid summasid tuleks kasutada peamiselt Euroopas valmistatud relvade soetamiseks. Kiiev seisab aga niisuguste tingimuste seadmisele aina jäigemalt vastu. Zelenski administratsiooni juhtiva õigusnõustaja Irina Mudra sõnul vajab Ukraina Eurocleari raha juba käesoleva aasta lõpuks ning Kiievile tuleb tagada nende summade kasutamisel täielik autonoomia.
Osutatakse, et mis tahes tingimuste seadmine õõnestab õigluse põhimõtet, sest seda, kuidas lahendada oma kõige pakilisemaid vajadusi, peab otsustama ohver, mitte annetajad või partnerid. Samas on teada, et mitmed Euroopa riigid, teiste hulgas Prantsusmaa, tahavad nende rahade suunamist peamiselt just Euroopas valmistatud relvade ostmiseks. See tähendab oma sõjatööstuskorporatsioonide toitmiseks. Mõned teised riigid on küll paindlikumad, aga sooviksid ometi näha rahakasutuse suuremat läbipaistvust. Kuigi Euroliidu liidrite tuumiku moodustavad nii-öelda sõjaparteilased, teeb lehtmelik teatraalselt agressiivne rahanõudmine konflikti venides paljud mõtlikuks. Seejuures kirjutab Wall Street Journal tulevikuprognoosides, et praeguste märkide kohaselt võib Ukrainas sõda kesta veel palju aastaid. President Putin näib olevat jätkuvalt veendunud, et Venemaa kurnab oma väiksema naabri viimaks välja, kukutades kokku Ukraina majanduse ja ühiskonna. Mugavalt jäetakse ka artiklis märkimata, et tegelikult on Ukraina majandus ammu kokku kukkunud ja eksisteerib meie silme all juba aastaid vaid juhtiva hingamise toel. Reaalse ühiskondliku olukorra hindamiseks võib vaadata nii välismaal uusi juuri kasvatavaile sõjapõgenike massidele, demograafilisele kollapsile, kõikehõlmavale korruptsioonile, sõjaseisukorra najal püsivale võimuaparaadile kui ka veerandile miljonile desertöörile. Mõningatel andmetel küündib see number praeguseks juba 300 000 ligi. Pärast sõjategevuse intensiivistumist 2022. aasta veebruaris keelas Ukraina kõigil 18–60-aastastel meestel riigist lahkumise, lubades vaid piiratud erandeid. Kõnealuse korra leevendamine selle aasta augustis tõi kaasa uue põgenike tulva. Paljude teiste seas nõudis mõjukas saksa konservatiiv Bayeri liidumaa peaminister Markus Söder, et Ukraina tühistaks uued reeglid. Ta kutsus nii Berliini kui ka Brüsselit üles avaldama Kiievile antud küsimuses survet. Söder pahandas, et noorte meeste lahkumise lubamine õõnestab teiste riikide poolt Ukrainale antavat abi. Euroopa toetab Kiievit täie veendumusega, relvade, raha ja humanitaarabiga, kuid oma riigi kaitsmiseks on vaja ka sõdureid. Selliseid hääli kuulates tekib ikka ja jälle küsimus, et huvitav, kui mahatapetuks peab Ukraina tulevik saama. Üks Zelenski kabineti kunagine kõrge liige ütles, et tõenäoliselt kestab see sõda veel palju aastaid, kuna mõlemad pooled on suutelised võitlustegevust jätkama. Paraku tundub see nägemus põhjendamatult optimistlik. Tegelikult ei toeta viimaste aastate tehnika ja inimkaotusi ilmestavad numbrid Ukraina eduprognoosi. Samas kui Venemaa on siiani kasutanud suuresti vaid vabatahtlikke ja palgasõdureid. Isegi Venemaa vältimatut majandushävingut kuulutav Carnegie Venemaa Euraasia Keskus on sunnitud möönma, et vaatamata varajastele sanktsioonikaose ettekuulutustele on seal tegelikult suhteliselt hästi vastu peetud. Igavesti ei saavat see siiski kesta, kuna Venemaal polevat enam võimalik seda olukorda tavapärastel viisidel, see tähendab läbi maksude ja kulukärbete rahastada. Varsti ei olevat enam võimalik säilitada illusiooni, et majandusega pole toimumas midagi märkimisväärset. Niisiis tunnistab aga süvariiklik mõttekoda, et Venemaa juhtkond on siiani suutnud säilitada illusiooni, et toimumas pole miskit märkimisväärset. Väga mõtlema panev, kas pole? Sest isegi paindlik, nobe ja nutikas Eesti on 4. sõja-aastaks võlakeerisesse langenud ja üldse on Euroopas vähe riike, mille majanduse jaoks pole selle sõjaga seondumine kujunenud erakordselt ruineerivaks. Kuna meie endi niigi valusad maksu- ja kärpehaavad ei vaja siinkohal lahtikraapimist, tasub ehk heita pilk meie üheks suuremaks eeskujuks olnud põhjanaabri õuel toimuvale. Nimelt, nagu vahendab ERR, seistakse seal hetkel väga raskete väärtusvalikute ees. Soome rahandusministeeriumi hinnangul on järgmisel valimisperioodil vaja kokkuhoidu ja maksukärpeid umbes 10 miljardi euro väärtuses. See tähendab sama palju, kui praegune valitsus on juba teinud. Kusjuures kui majanduskasv ja prognoositust nõrgemaks ja on oht, et jääbki, võib kärpevajadus tõusta vaid 4 aastaga koguni üle 18 miljardi euro piiri. Jutt käib summast, mis vastab peaaegu Eesti riigi aastaeelarvele. Kuna ka kaitsekulutuste tõstmist peetakse kokkuleppelise Venemaa ohu tõttu möödapääsmatuks, siis muutub üha tõenäolisemaks, et tuleb hakata kärpima sotsiaalteenuste või pensionite taset. See tähendab taganema harjumuspäraseks saanud heaoluriigi mudelist. Ehk siis eestlaste jaoks juba ammu koduseks saanud arusaam, et rohkem vabadust võrdubki vähem leiba, vorstist rääkimata, on nii-öelda finlandiseerumis vihmavarju alt NATO rääste alla sattunud soomlastele tuntava valuga kohale jõudmas. Niisiis vajatakse aina rohkem ja rohkem raha. Isegi sellist, mida tegelikult pole olemaski. Ent Venemaa varade hõivamise skeemi pidi Euroopa Liit Belgia vastuseisu tõttu siiski taaskord pausile panema.
Ei aidanud isegi Zelenski manitsus, et igaüks, kes viivitab otsusega kasutada Venemaa varasid täies mahus, ei piira mitte ainult Ukraina kaitsevõimet, vaid aeglustab ka Euroopa Liidu enda edenemist. Liit andis seepeale lubaduse, et jätkab aastal 2026 ja 2027 Ukraina rahaliste vajaduste, sealhulgas kaitsekulude katmist. Justkui elevandina toas jääb aga suureks küsimuseks, mille arvelt peaks seda tegema. Euroliidrid seadsid eesmärgiks jõuda kokkuleppele detsembris, ent nagu möönis isegi komisjoni president Ursula von der Leyen, on see väga keeruline. Ka Euroopa Ülemkogu eesistuja Antonio Costa lubas töö jätkumist, ent enne tuleb tema sõnul mõned tehnilised ja õiguslikud aspektid läbi mõelda. Ootuspäraselt selgus aga, et tegelikult leidub ikkagi mitte ainult täpsustamist vajavaid aspekte, vaid koguni formuleerimist vajavaid põhimõttelisi tuumpunkte. Eesti peaministri Kristen Michali sõnul on aga seegi suur edusamm, et liikmesriigid nüüd nii tõsiselt seda teemat arutavad. Nagu eelnevalt mainitud, leidub omajagu sõjapistrikke, keda teeb praegune olukord närviliseks. Näiteks murelik Poola peaminister Donald Tusk juba hoiataski, et sõja lõppedes võib suureneda surve majandussuhete taastamiseks Venemaaga. Ehk siis ainuüksi mõte sellest, et kunagi võiksid Euroopa riigid Moskvaga suhted taastada, paneb Tuski häirekellad helisema. Aga isegi Tuskil on teistsuguseid hetki, mil karm reaalsus ei püsi katteloori varjus. Näiteks olevat president Zelenski öelnud Poola peaministrile, et Ukraina on valmis võitlema veel 2–3 aastat, ent samas ollakse tõsiselt mures sõja pikaajalise mõju pärast riigi rahvastikule ja majandusele, kui see peaks kestma kauem. Tusk ei kahtle, et Ukraina jääb iseseisva riigina püsima, kuid peamine küsimus seisnevad selles, kui palju ohvreid saame veel näha. Tuski hinnangul on venelased majanduslikult tõeliselt suurtes raskustes, aga kas see tähendab, et me võidame? Sugugi mitte. Sest nagu Tusk tunnistab, on venelastel lääne ja eriti Euroopa ees üks väga suur eelis. Nimelt see, et nad on valmis võitlema. Kokkuvõtlikult öeldes seisab end USA diktaadi all nurka mänginud Euroopal ees väga tõsine peeglisse vaatamise aeg. Aga sellel peatume juba järgmistes kommentaarides. Tänaseks tänan teid kuulamast, vaatamast ja kaasa mõtlemast. Kui peate võimalikuks anda minu välis- ja julgeolekupoliitika kommentaaride projektile omapoolne panus, siis selleks tarviliku info leiate minu kodulehelt aadressiga varrovooglid.ee. Kuulmiseni!